Head televaatajad, mul on hea meel teiega koos minna meie rahasaate järgmisse ossa, milleks on raha ja kogudus. Minu tänane saatekülaline on Vaido Palmik ja tulge jälgige, kuidas meil vestlus läheb. Vaido, mul on väga hea meel, et sa oled minuga siia saatesse nõus olnud tulema. Et see saate pealkiri, mis meil täna on, kogudus ja raha, on tegelikult natukene ka läbi sinu tulnud. Et see ei olnud alguses nii mõeldud, aga mul on väga hea meel, et sa selle välja tõid, sest et ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas saaks koguduses toimetada ilma rääkimata rahast. Aga enne, kui me sinna päris sisse lähme, ma tahaks kiiresti sinuga läbi käia, nagu kombeks on olnud meie teiste saadete teemad, et mis sinu esimesed mõtted tulevad nendes osades. Ja esimene asi on üldse piibli põhjal. Mis on sinu jaoks raha ja kust raha tuleb? Jaa, aitäh sulle kutsumast. Et siin stuudios on hea olla. Siin saab ikka aeg-ajalt käidud meestesaatega seoses. Kas sa oled teises vormis? Sa oled nii-öelda, sina küsid? Ja ma proovin nüüd rollist välja elada ja vastata sinu küsimustele. Mis on raha ja kust ta tuleb? No ma arvan, et raha on meie elu ekvivalent. Et me saame panustada ennast kuhugile teenides, aga me saame ka panustada raha, kuna see on ekvivalent. Me oleme kuhugile oma aega panustanud, oma energiat panustanud. Selle tulemusena oleme saanud raha ja me saame seda uuesti ringlusesse panna. Kust ta tuleb ikkagi mingi tegevuse tulemusena tekib teda, et ta muinasjutus kasvab vist puu otsas. Ma õigesti mäletan, aga päris elust ikkagi tuleb selle jaoks midagi teha. Ja kas sa oled nõus ka sellega, et selline ootus või eeldus, et justkui kas riik või keegi on mulle võlgu ja peaks andma mulle seda raha, ei ole päris õige, et ikkagi me ise peaksime hea nägema selle eest, et meil seda, ütleme eriti meestena perekonna mõistes, et meil oleks seda raha ja ta tuleks? Nojah, nii nagu ma ütlesin, et ta on ju meie elu ekvivalent, eks, ja et elu on meie oma ja meie saame selle tagasi kinkida, kas siis ühiskonnale või jumala riigile või perele või kellegile, et sealt tulenevalt iseenesest mõistetav ta ei ole. Jah, et selle jaoks tuleb midagi teha, et nüüd teatud elu olukordades me kõik võime sattuda olukorda, kus me toetume riigile või mõnele teisele organisatsioonile või teisele inimesele, kuna meil endal on finants kokku jooksnud, aga normaalolukorras kindlasti mitte, jah, et me kellegi arvelt peaks elama, seda ei tohiks olla. Siis laen, milline on sinu suhe laenuga ja ka piibli põhjal? No on olukordi, kus väljakutse, mille ees sa oled, on nii suur, et vahendid välja ei pea. Õnnelikud on inimesed, kes suudavad ilma laenuta elada. Ma arvan, et kui on mõõdukalt kaalutud risk ja väga sihipärane mingi investeering, siis on laen õigustatud. Lihtsalt tarbimislaen sellesse suhtun küll väga ettevaatlikult ja pigem ütleks ei. Jah, väga, et me oleme siin varasemates saadetes rääkinud sellest ka, et seesama tarbimislaen üldjuhul läheb asjade jaoks, mida meil ei ole tegelikult üldjuhul kohe vaja. Mul ei ole vaja seda uut telefoni või midagi osta homme endale, et võib ju koguda ja kasvatada iseloomu. Siis miks ja millesse investeerida? Et kui ma võtaks nüüd täitsa kastist välja, et mis sinule pähe tuleb kohe, kui ma räägiks nagu üldse investeerimisest? No esimene, mis pähe tuleb, on see, et võib-olla tasuks investeerida alasse, mida sa tunned, milles sa kompetentne oled. Või siis kasutada spetsialiste, et nemad investeeriks sinu raha aladesse, mida nemad tunnevad. Minna alale, mida sa ei tunne ja tundub, et on hästi tulus, tasub olla ettevaatlik, ma arvan. Ehk siis vastus oleks jah, et investeerida kuhugile, mida sa tunned või mida sa oled endale selgeks teinud või mis sind vähemalt huvitab see alan. Aga kuidas sa suhtud sellesse, et investeering enda vaimsesse tervisesse, füüsilisse tervisesse, kõik see pool, et mis on võib-olla enne üldse rahasse investeerimist? Noh, tasakaal peab olema. Sa ei saa seda, kui sa kõik oma raha sinna paned, siis ma arvan, see ei ole mõistlik. Just. Tasakaal peab olema, kõiges peab elus tasakaal olema, nii ka finantsides. Siis aktsiad ja kinnisvara.
et kas sa oled kuidagi kokku puutunud või on see kuidagi sinu valdkond? Olen ikka kokku puutunud ja aktsiatesse ka mõõdukalt investeerinud ja minu kogemus on see, et sihuke pikaajalise investeeringuna on ta olnud hea, on ta tulus olnud, olen olnud sees, olen väljunud ja olen rahul. Igasugused muud investeeringud krüptasse ja mujale, nii ja naa. Vahel võidad, vahel kaotad, vahel oled väga happy ja vahel oled väga õnnetu, nii et aga need kogemused on kõik olemas ja suures pildis ma suurt hävingut ei ole kuskil kogenud, nii et pigemini ikka plussis olnud. Aga kõige nende asjadega koos käib ilmselt ikkagi nii-öelda tarkus ja mõõdukus, et ei tasu lihtsalt kuhugi raha visata, vaid ikkagi uurida enne, millega tegu on. Absoluutselt, jah. Ikka sinna, mida sa oled endale selgeks teinud või siis kasutada spetsialiste selleks, et see on ka täitsa arvestatav viis ju, et mina näiteks mingite investeeringute puhul kasutangi lihtsalt. Annan raha inimeste kätte, kes omavad rohkem kogemusi, teadmisi ja jälgivad seda igapäevaselt, eks. Okei. Aga raha ja pere, kui seal tuleb mängu alati see üks rahakott, kaks rahakotti, et meil on siin igasugused arvamused, et mina tahan valitseda ainult enda asjad üle, las naine teeb, mis tahab või vastupidi, et kuidas sa sellesse suhtud? See on nüüd täiesti iga perekonna oma asi, ütleks mina. Et mõni omab ühist rahakotti, mõni omab eraldi rahakotti. Peaasi, et asi toimib ja mõistlikult käitutakse ja mõlemad rahul on sellega. Et meie peres on nii, et kuna me oleme uuesti abiellunud mõlemad abikaasaga, siis mõlemad tuleme kuidagi nii-öelda nagu oma rahakottidega eelmistest eludest ja muidugi me teeme koos asju ja me toimetame koos ja investeerime ka koos. Aga teatud mõttes on ka need nagu lahus, et see on täpselt nüüd, ma tean peresid, kellel on ühine rahakott, nad on õnnelikud, nad teevad seda koos, tean inimesi, kes on väga eraldi, teevad koos ja kõige juures saab ka väga ebamõistlikult käituda ja olla väga õnnetu, nii et see põhi võiks olla seal selline ühine arutelu ja läbisaamine tegelikult, et kui koos on otsustatud, et nii sobib, siis... Absoluutselt. Okei. Ja raha ja kogudus, sellest me hakkame kohe detailsemalt rääkima, aga viimane on muidu meil raha ja oma ettevõtte, et neid ei saa ilmselt mitte kuidagi lahutada. Ei saa, jah. Seal on nüüd oma ettevõtte osas ütleks jälle, et kui jumal on sulle andnud Anni olla ettevõtja ja tegutseda, siis oleks väga ebamõistlik jätta see ainult kasutamata. Aga lihtsalt minna sellepärast, et kõik teevad ettevõtted ja ma peaks ka tegema, siis ei ole jälle väga mõistlik tegevus. Et need annid, mida Jumal sulle on andnud, nendega tuleb teenida. Kas sa oled nõus sellega, et piiblist kirjakoht talentidest, et see läheb tegelikult otseselt kokku nende samade andidega, et ongi antud meile igale ühele annid ja me peaksime neid ära kasutama, mitte matma maha ja neid sinna unustama. Ja täiesti nagu, et see oleks talendi raiskamine ju, nii nagu Piibel ütleb, eks, et kui sul on see anda ja kui sul oled ettevõtja ja sa suudad oma tegevusega anda teistele tööd ja tuua neile leib lauale, siis seda tuleb teha. Ja Jumal õnnistab seda. Oskan oma kogemust öelda, olen paljude sõprade eludes näinud. See toimib, päriselt toimib. See on praktika. Okei, aga lähme nüüd ühte teemasse sügavuti sisse on raha ja kogudus. Ja ma tahaks alustada seda sellega, et meil on 5. Mooseses kirjakoht, 5. Moosese 26, 1-11, et siis võta esmaand oma maa uudse viljast, mille saad issandalt oma jumalalt ja pane korvi ning mine paika, mille issand su jumal valib oma nimel eluasemeks. Et räägi mulle nüüd oma arusaama sellest uudse viljast, et miks sellel nagu tundub, et nii oluline tähendus on, et miks ta ei ole öelnud suvalisest viljast või viimasest viljast, et ta on öelnud kõige esimesest. No, ma arvan, sa viid jutu siit kümnisele. Just. Ehk siis, kui Jumal meid õnnistab, me saame sissetulekud, siis Piibel ütleb, et too 10 kõigest, mida sa saad. Nüüd minu arust 10 on üks selline teema, mille kohta Piibel ütleb selgelt, proovige mind. Jumal ütleb, proovige mind. Ma ei tea, kas on mujal mõnes teises kohas öeldud, et proovige mind. Enamus kordadel Jumal ütleb, usu minusse, usalda mind. Ja siin ta ütleb, proovi mind. See on hästi praktiline teema.
ja see on hästi lihtne teema, kui sa soovid, et Jumal sind õnnistaks ja sa soovid, et su rahakott oleks õnnistatud, su finantsid oleks õnnistatud, su pere oleks õnnistatud, siis Jumal ütleb hästi selgelt, proovige mind, vii 10 ehk siis 10% oma sissetulekust kogudusele. Mõni on küsinud, et kas 10 peab maksma bruto või netopalgast. Jah. Üks väga armas vend, Ermo Jurma, kellelt ka seda ükskord küsiti, ise kuulsin. Siis ta niimoodi mõnusalt muhedalt muigas ja ütles, et oleneb, kas sa soovid bruto või netoõnnistust. Mina isiklikult kasutan selleks netosissetulekut. Ja see põhiline printsiip on see, et 10% oma sissetulekust vii kogudusele ja üle selle, mis sa annetad, Jumal õnnistab seda ka. Aga et 10 oleks siis minu nägemuses ja üldiselt ka piibellikus nägemuses see, mis peaks kuuluma kogudusele, pluss siis muud annetused. Aga kas sa oled nõus ka sellega, et meile eeldus võib-olla läheb sageli sinna, et see õnnistus justkui peaks olema tagasi rahaline, aga näiteks mina enda sees olen kuidagi rahu teinud sellega, et ma samamoodi annan kogudusele, aga ma ei eelda, et ma peaks tagasi saama raha. Et minu meelest see õnnistus võib olla midagi muud. Et kuidas sa selle koha pealt arvad? Et kas Jumal ilmtingimata peab meile nagu rahakotti täitma? No nüüd me jõuame õnnistuse definitsioonini, mis on õnnistus, eks? No mõne jaoks raha ei pruugi üldse õnnistus olla. Et raha puudumine teeb õnnetuks, aga ma ei ole küll kedagi näinud, et raha iseenesest oleks kedagi õnnelikuks teinud. Et võib-olla mõne puhul isegi ütleks, et võib-olla on õnnistus see, kui Jumal talle ei anna palju raha. Ja sealt edasi minnes ma ütleks jälle oma kogemuses puutudes kokku paljude erinevate äriinimestega ka, on väga vähesed inimesed, kes suudavad rikkaks jäädes, rikkaks saades jääda alandlikuks ja Jumalat usaldama. See on, kas see on alandlikkus või see on and, olla rikas ja jääda alandlikuks. Ja ikkagi usaldada siis Jumalat. Väga paljud ei suuda seda. Lähevad oma käe peal nagu nüüd, et aitäh Jumal, et sa mulle raha andsid ja nüüd ma lähen siit edasi, aitäh, et sa mu siia aitasid, nüüd ma saan siit edasi ise. Nüüd ma saan ise hakkama edasi. Aga varem ei saanud ise hakkama. Varem ei saanud hakkama, aga nüüd ma saan, aitäh, et sa andsid mulle raha. Nüüd mul on palju raha, ma loodan raha peale, aga mitte enam Jumal sinu peale. Et see on, paratamatult tulevad jälle pähe need paljud lotomiljonärid, kes ise ei ole varem osanud või saanud raha kokku teenida, siis neil on järsku kukkunud sülle suur hulk raha, aga minu meelest väga suur enamik nendest lõpetab võlgades. See oli äärmiselt kõrge protsent, jah. Et põhiasi on ikkagi see, et peab nii-öelda see tarkus ja teadmine olema ja ma arvan, et Jumal vaatabki seda, et kui see inimene, meie kõigi eesmärk ei ole see, et meil peaks olema palju raha konto peal. Et see võib, nagu sa ütlesid, tegelikult isegi segav olla, et ma arvan, et on erinevad rollid, et näiteks kui keegi on kutsutud olema pastoriks, siis tal võiksid olla kõrval rollid, kes toetavad teda finantspoolega, sellepärast, et nemad ei ole head pastorid. Absoluutselt. Jumal on andnud erinevad annid inimestele. Ja kui ta on andnud kellegi äri tegemiseks anni, siis ma usun, et see on täiesti tema eesõigus. See ei ole kohustus kunagi. Jumal ei kohusta meid. 10. ta ka ütleb, et ta ei ütle, et sa raudselt pead selle tooma. Ta ütleb, proovige mind. Sul on vaba valik. Kas sa soovid, et ma sind õnnistan? Nüüd täpselt sama, mis sa ütlesid. Ma kasutasin oma sõber ChatGPT-d ja ma proovisin kujutada sellist asja, et nagu sa mainisid ka, et piiblis on öeldud, et anna rõõmsa südamega. Ja mul on sageli tundunud, et koguduses on need inimesed, kellel on vähem. Et siin ma kujutasin ka vanem naisterahvas, et kellel on vähem, nemad annavad nagu rõõmsama südamega. Et näiteks ma tean enda ema, kes elab väikesest pensionist ja ta annab kogudusele ja ta on põhimõtteliselt nõus oma viimase raha andma koguduses nendele peredele, kellele ta arvab, et on vaja anda. Ja tal ei teki kahtlust ka, et ta peaks andma. Et kuidas sinu mulje nagu kogudusest on, et kuidas inimesed annavad üldjuhul või on erinevus, et kas need, kellel on rohkem, kas nad kipuvad nagu natukene endale tahtma seda hoida? Tead, sellega on huvitav, kui ma olen nagu enda elule tagasi mõelnud. Võiks ju kuidagi nagu oletada, et vaata, kui sul on vähe nagu, et siis sul on seda 10 nagu raske anda, et omalegi jääb nagu vähe. No kui sul on päris vähe, siis võib-olla on ka tõesti, sa vaatad, et see ülejäänud osaga juba teoorias nagu ei tule välja. Mõtled, et kui sul on
suured sissetulekud, et noh, sealt on ju nagu hea ära poetada niimoodi 10%, nii et see ei märka ka. Aga huvitav on see, minu arust, sa võid vastu vaielda, aga suuremate summade pealt 10 on kuidagi nagu raskem maksta. Ma olen mõne inimesega rääkinud ja nad kinnitavad, et on tõesti raskem maksta. Kuidagi need summad lähevad suuremaks ja siis on kuidagi nagu raskem seda ära anda. Ma kinnitan seda täitsa nagu isiklikust kogemusest. Ma arvan, et või selles mõttes mitte ei arva, ma olen seda läbi käinud. Ja minu jaoks üks hetk oli pöördepunkt ja see pöördepunkt oli, ma arvan, alles paar aastat tagasi, kus ma olin kristlikul äriseminaril ja me rääkisime kirjakohast, mis tuleb hiljem ka välja, aga 10. koha pealt, kus Jumal ütleb, et me anname osa tagasi talle sellest, mis on niikuinii tema oma. Ja minule see läks kuidagi nii sisse, et mis mõttes ma mõtlen siin, et ma nagu enda rahast kahju on anda tagasi nagu suuremad summad. Tegelikult see on kõik Jumal oma. Tema võib päeva lõpuks otsustada, mis ja kuidas mul on või ei ole. Et ma ei saa nagu ühesõnaga sellise suhtumisega olla. Just ja siinkohal ma nüüd ei ole vastanud su küsimusele, et kas rõõmsamad andjad või kuidagi ihtsamad inimesed. Mul meenub alati minu isa ja ema, kes tänaseks on juba Jumala juures. Nad alati maksid 10 ja neil oli alati raha, et kedagi veel toetada. Neil oli alati midagi anda kellegile, kes oli veel vaesem. Ema oli raamatupidaja, isa oli lihtne luksep. Neil ei olnud finantsiliselt kunagi liiga palju midagi. Aga neil oli alati anda. Nii et see on niisugune ellu suhtumise küsimus ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, kui sa jagad selle ära, et tegelikult kõik, mis sul on Jumala oma, siis noh, kui see on Jumala oma, siis see ju loomulik, sa annad ju talle tagasi selle, et see ülejäänud on lihtsalt tema ainult sulle sisuliselt, kui sa selle jagad ära. Ja ma olen seda mitu korda ennem nagu maininud, aga mu isa ja ema vahel tegid mulle sünnipäevaks nagu proportsionaalselt hästi suuri rahasummasid. Noh, kui sul on 600 oli pension ja 200 kingitakse eurot, et noh, siis on ebaproportsionaalselt suur. Ja ma küsisin isa ema käest, miks te teete? Või noh, et mis te nüüd teete? Noh, elage nagu ise nagu noh, paremini. Ja isa vaatas mulle otsa, ütles, tead, poeg, ühel päeval ma lähen ja ma ei võta siit mitte ühtegi eurot kaasa. Ja. Olin oma isa ja olin oma ema surivoodi juures. Kõlab natuke imelikult kinnitada, aga ma kinnitan, et nad ei võtnud mitte midagi kaasa. Ema viimane 2 sõna, mida ta jaksas mulle öelda, oli ela hästi. Ma käisin ta juures, kui ta oli surivoodil haiglas. Ta ei küsinud mu käest, mis autoga ma tulin. Ta ei küsinud mu käest, mida ma lõunaks sõin või mis margi riietega ma tulin. Sellel hetkel kõik see, mille üle me täna räägime, raha ja väärtused, kõik see on 0. Need ei oma mitte mingisugust väärtust. On üks asi, ela hästi. Ja ela hästi tähendab sellega, et ela Jumalaga suhtes hästi. Siis on õnnistus su rahal ja pea seda kogu aeg meeles. See on nagu isa ema mulle nagu aju raiunud. Ühel päeval sa lähed ja sa ei võta siit mitte ühtegi eurot kaasa, ei dollarit ega eurot kaasa. Aga siis on see piibli kirjakoht täpselt sinna ju, mis ütleb, et raha armastus, mitte raha ise, aga raha armastus on kurja juur. Et võib-olla see, et me tahame tagasi anda raske südamega, teinekord on see sama tegelikult liigne raha armastus. Et me mingil põhjusel oleme selles rahas kinni ja ei märka seda, kuidas asjad tegelikult peaksid olema. Ma arvan, et seal juhtub see, et tegelikult raha on ju vahend. Ja. Kui ta muutub eesmärgiks ja veel hullem, kui ta muutub võimu teostamise eesmärgiks, siis läheb nagu võssa. Ja. Niga, kui ta on vahend millegi jaoks, mille Jumal on sulle andnud ja mingi Jumala antud eesmärgi saavutamiseks, nii kaua on kõik hästi. Okei. Liigume siit raha kasutamise koguduses, et sageli inimesed võib-olla küsivad, et okei, et me anname 10 sinna, aga mis sellest rahast edasi saab? Ja nüüd ma olen mõned punktid ise kirja pannud, kindlasti täiendame mind, aga esimene kõige põhiline asi on see, et kogudus on kuskil ruumides. Ja üldjuhul neid ruume kogudus ei saa tasuta. Ehk nende ruumide eest peab renti maksma. See on selline, et on kindlasti on kogudused kasutavad rendiruume, siis on rendid. Ma ise olen olnud Nõmme baptisti koguduse juhatuses üle 25 aasta ja vähemalt üle 20 aastaga juhatuse esimees, nii et selles mõttes kogu see eelarve ridade teema on mul hästi tuttav. Ma olen neid eelarveid pidanud tegema.
Nõmme baptisti kogudus näiteks omab ise ruume, ehk siis sellisel klassikalisel kujul rent ei ole, küll on kommunaalkulud, elektrid, veed, maja hooldused. Ehk siis see, kes rendib sisuliselt, see maksab siis nagu rendilandjale, et kes hooldab maja. Teeb samu asju tegelikult. Teeb samu asju sisuliselt, raha läheb see teise rea pealt sisuliselt, ega see oma maja pidamine selles mõttes ei ole ju siis selles mõttes tasuta. Sa hoiad seda üleval, sa koristad, sa hooldad ikkagi seda. Küsimus, kas läheb rendiks või siis maja hoolduseks lihtsalt. Nüüd, aga sinu kogudusest rääkides, siis kuidas teil koguduse nii-öelda täistöökohaga töötajate tasustamine või kas teil on täistöökohaga inimesed? Tänasel päeval on meil on 3 inimest palgal ja koguduse liikmete arv on seal 225 kandis kuskil, see kogu aeg praegu tõuseb meil. Ja ma ise väidan, et kuskil seal 150 pluss koguduses peaks olema kindlasti lisaks pastorile ka keegi veel palgal, et on ju võimalik nii-öelda kogudus ära hallata, aga kui me soovime, et kogudus kasvaks ja kogudus teeks tegevusi, mis viiks koguduse kasvuni, siis on kindlasti kedagi sinna juurde vaja, ja koguduse dünaamika, see on ka uurimustest tulnud välja, et kuskil 200 piiri ületades dünaamika nagu kõik muutub nii korralduslikult, organisatoorselt kõigest poolest. Aga selline asi vähemalt minu peas on ka nagu tegelikult normaalne eeldada, et need inimesed, kes täiskohaga koguduses töötavad, nad ei pea mingil põhjusel nagu sellist viletsamat elu kogema, et kui kogudusel võimalik on, tegelikult nad võiksid ju saada täiesti nagu normaalset palka. Et nii nagu kogudusel on suutlik seda maksta loomulikult, aga tegelikult ei peaks ju eeldama, et need inimesed nagu, et nad teevad koguduse tööd, et seal peaks neile maksma mingil põhjusel nagu vähem. Ja küsiks kui sinu käest vastu, millist palgataset ärimaailmas sa pastoriga võrdled näiteks? Kusjuures väga hea küsimus, et sa vastutad teistpidi ju tegelikult 225 inimese eest või rohkemgi selles mõttes, et see vastutus inimelude ees on väga suur. Et sisuliselt me räägime pastorist, kui me viiksime äriettevõttesse, me räägime tegevjuhist, ettevõtte juhist, kes on nii suures ettevõttes. Ja nüüd me peaksime tema palgataset võrdlema ettevõtte juhi palgatasemega. Oled sa nõus? Just, jah. Aga mis on praktika? Minule tundub, et praktika on selline, et hea, et ta midagi saab. Ja, et ta midagi saab, jah. Üks meie hea Rootsi sõber ütleb, et tavaliselt koguduse juhatused paluvad Jumalat niimoodi, et hoia sina meie pastor alandlikuna ja meie hoiame teda vaesena. Siis on kõige parem. Et praktika ju näitab seda, et ma saan aru, on kogudused, kus ei ole tõesti võimalik maksta, aga tegelikult meie eesmärk peaks olema, et koguduse pastor oleks vääriliselt tasustatud selliselt, nagu me jõudsime. Ta on tegelikult tippjuhiga võrdselt tasustatud. Lihtsalt ma oma kogudusest võin seda öelda, ma arvan, see ei ole ka mingi saladus, et kui aastaid tagasi pastor Veiko Võsu meile pastoriks tuli, siis ta tuli äriettevõttest ja tema sissetulek kukkus 4 korda. Aga jumal kutsus ja ta astus vee peale välja ja see vesi kandis. Tagasi vaadates võib öelda vesi kandis. Excel ei arvutunud, aga vesi kandis. Vesi kandis, okei. No ja mulle tundub, et selline asi on võimalik ainult Jumalaga koos. Absoluutselt, jah. Kuidagi Jumal kutsub. Ja nüüd me jõuamegi sinna tegelikult, et kui Jumal kutsub ja annab sulle ülesande, siis kes tellib, see maksab. Oma kogemusest, tervikliku tervenemise teenistuse kogemusest, Nõmme baptisti koguduse kogemusest võin öelda, see ongi niimoodi. Kui Jumal kutsub, Jumal tellib, siis tema varustab. Okei. Kuidas teil koguduses on heategevuslike projektidega? On teil ka mingeid suunasid, et sinna on ka ju vaja, et neid üldse teha, tegelikult on samamoodi sinna vaja mingeid vahendeid? No meie Nõmme koguduse kõige suurem nii-öelda projekt on see, mis on kasvanud ka kuidagi võib-olla teatud Nõmme inimestest välja, on tervikliku tervenemise teenistus. Nii et sealt on väga raske nagu öelda, kus lõpeb Nõmme ja kus lõpeb nagu tervikliku tervenemise teenistus. Nüüd iga aastaga, mis on nagu see teenistus toiminud, on nagu väljast rohkem annetuse tulnud, aga alguses kogudus pani ikka väga palju oma vahendeid, oma inimesi, oma palgaliste aega, kõike sinna peale, et see on meie põhiline. Aga on veel mitu muud sellist muud tegevust, kuhu kogudus raha paneb ja kindlasti kristlik meedia ja kutsun üles kõiki kogudusi ka kristlikku meediat toetama.
kõik kristlikud meediad elavad meie annetustest, nii eraisikutena. Saaks muidu siin olla. Me ei saaks seda siin olla, ta ei saaks seda saadet kuulata, eks, et ärge unustage ka peale saadet annetada TV7. Okay. Siis vabatahtlike töö, muidugi koguduses ongi üks suur vabatahtlike töö tegelikult, aga seal on ju kõik materjalid, midagi vaja printida, osta, teha, see teil läheb TTT-ga see selles mõttes kokku tegelikult, ma saan aru. Ja, ütleme tänane, kui meil on koguduses 225 liiget, siis see loogika, kuidas täna Nõmme juhatus nagu läheneb, on see, et meil on assistent projektijuht palgatud pastori kõrvale ja tema peamine ülesanne ongi vabatahtlike töö koordineerimine. Ja mida ma ise ka, täna ma enam juhatuse esimees ei ole, aga enne juhatuse esimehena ma ütlesin, et sinu ülesanne on luua teistele võimalusi, ära mine ise ära tegema, vaid kaasa vabatahtlikke nii palju kui võimalik, sest paraku on ikkagi nii, et paljud tegevused on vaja teha töö ajal ja vabatahtlikud reeglina tulevad ikkagi peale tööaega peale. Ja üks huvitav asi on, et vabatahtlikega töötades, mida ma olen vaadanud, et vabatahtlike töö koordineerimisel saad arvestama kuskil 2,5–3 korda rohkem aega ühe tegevuse tegemiseks kui eriorganisatsioonis. Kui sa juhina lähed oma alluva juurde, hommiku kell 8 alustab, võib-olla 4:30 lõpetab, eks ütled, tee see tegevus ära, tal on planeeritud aeg. Nagu nüüd vabatahtlik nii-öelda saab selle ülesande, siis ta läheb, teeb oma töö enda päris töö ära, nagu ajaliku töö, ja siis ta hakkab pärast seda tegema. Ehk siis nõuab nagu oluliselt rohkem aega. Kui sa sellega arvestad vabatahtlikus töös, siis sa nagu ei frustreeru. Muidu mõtled, et huvitav, et kõik võtab nii kaua aega ja ei saa kuidagi edasi. Okay. Aga mul siit jäigi kõlama, et kuna teil on võetud assistent pastorile, mida sa ütleksid sellise mõtteviisiga inimestele, kes eeldavad, et näed, me ju maksame pastorile palka, et tema peaks tegema kõik asjad ära. Et ma tean, et ärimaailmas see ei tööta mitte kuidagi selles mõttes, et üksinda rabeledes põled läbi. No siis on küsimus nagu kogudusele, kelle te olete nagu palganud. Kas te olete palganud pastori omale siin asjaajajaks või olete palganud pastori selleks, et pastor käiks koos Jumalaga, kuulaks Jumala häält ja juhiks teid Jumala teedel. Tegeleks hingehoiuga ja vaimulike küsimustega, inimeste innustamisega, eks. Et kui ta peab tegelema igasuguste admin tegevuste ja korraldamistega, siis tegelikult ta ei saagi tegeleda oma põhiasjaga. Ei, ta ei saa sellega tegeleda, jah, et esimene asi, et pastor saaks kuulda Jumala häält, selleks peab tal aega olema. Sa ei saa teha seda niimoodi rabestades, Jumala hääl looma tulin, räägi nüüd kiiresti ära, mul on juba kiire. Sa pead võtma aega, sul peab olema aega. Muidugi ma annan endale aru, et ma Tallinna koguduse inimesena räägin sellest. Ja kui kuulab meie väike maa koguduse pastor, siis ta mõtleb, et nad Tallinnas nad ei saa üldse nagu aru, millest nad räägivad sellest. Et kõik ei saa kõigega kogu aeg võrrelda, aga kui kogudus kasvab kuhugile maale, siis kehtib see mõttelaad, eks. Ja kindlasti on ka see pool, et kui kõrvalt on võimalus kommenteerida, näed, tema peaks tegema rohkem, siis alati saaks minna juurde ja öelda, et ma aitaksin, okei, ma ei saa rahaliselt panustada, aga ma saan panustada nii-öelda läbi tegevuste. Jah, absoluutselt. Ja üks huvitav, kui me nüüd räägime rahast ka nagu koguduses, siis mäletan seda aega, kui pastor Veiko tuli meile ja me nagu alustasime kuidagi, elu läks nagu aktiivsemalt käima, siis kassavoog see kassa tõmbas puhtaks sisuliselt. See tähendab seda, et kulud tulevad kiiremini peale kui tulud. Olid ajad, kus tõesti ju palga maksmiseks lihtsalt sai kõik korjandused veel viimased rahad panka ära viidud, et saaks kiiresti ära maksta. Aga Jumal nagu hoidis, et miinusesse ei langenud. Aga üsna nulli lähedale läks küll niimoodi. Et sellega tuleb nagu arvestada, et kui vaimne elu aktiviseerub, inimesed tulevad ja tegevus läheb nagu kiiremini käima, siis ta alguses käib nagu alla ja siis pärast tulevad, sa pead nagu äriettevõtteski. Ja ilmselt suur usalduse küsimus Jumala poole tegelikult. Absoluutselt, jah. Kas sa usaldad, kui Jumal juhib seda, nagu sa ütlesid, siis ta varustab? Ja ma võin ühe loo näiteks siia tuua, et me olime suhteliselt seal piiri peal kõikumas sellel ajal, lihtsalt, et kogu aeg seal nulli piiri peal rahaliselt ja siis meil oli mõte, et me hakkame koguduse saali remontima. Ja me olime seal kuskil sügisperioodis, et me kogume natukenegi raha ja hakkame jaanuaris tegema. Ja korraga tuli välja, et 2 remondimeest on vabad ja kuidagi kõnetused hakkake kohe tegema. Me hakkasime tegema olematu rahaga põhimõtteliselt. Ja tegelikult oli see veel nii, kui sinna alguse juurde tulla. Ennem seda veel Tallinna ELM-i koguduse pastor helistas meile, ütles, et
et tal on vaja tänavakivid maha panna, tal on vaja 10 000 ja kui ta Jumalalt küsis, et kuidas ta see raha saab, siis Jumal andis talle 10 pastori nimed ja ütles, et helista neile, nemad aitavad. Ja siis ta helistas meil pastor Veikole ja Veikole esimene mõte oli see, et oi, kui mees, kui sa teaksid, kui palju meil raha vaja on, eks. Aga siis Jumal kõnetas, ütles, oot, minu riigis käib tagurpidi. Kõigepealt külvad ja siis lõikad. Me otsustasime juhatusega, ma arvan, oli pangaarvel kuskil 3000 sellel hetkel, me otsustasime sealt selle 1000 ära anda. Me andsime selle ära ja tahtsime hakata mitu kuud hiljem kirikusaali remontima. Korraga olid järsku meil mehed olemas, kes hakkasid tegema ja vahendid tulid niimoodi, et päeval oli vaja maksta, hommiku tõi keegi raha, ütles, näed, ma annetan selle raha. Me saime kõik makstud. Ja siis kõige selle keskel selgus, et jõuluteenistus tuleb meil Nõmme kirikust. Ja me tahtsime kuskil jaanuaris hakata tegema. Ja siis, kui ETV mehed käisid kuskil novembri keskel meil vaatamas, ütlesid, et vabandage siin saalis, oot, kus pool see lava siin on, et me ei saa praegu aru, me ütlesime, seal on, aga kuidas me siin teda teenistust teeme, et olge rahul, saame korda. Teenistus tuli ja meil oli täiesti uus saal. Meie ei teadnud seda, Jumal teadis ja ta varustas. Aga see algas kõik külvamisest. See on selline, minu meelest on see väga kihvt sellepärast, et see on hästi tagurpidi sellele, mis minu meelest toimub muus ärimaailmas tegelikult. Et sul ongi siin usaldada Jumalat ja nagu võimalus, kelle poole vaadata, et väga inspireeriv tegelikult, ma ei tea. Mina julgustan seda, kui sa hea vaataja täna, me elame nii keerulisi majanduslikke aegu ja ma annan täiesti endale aru, et inimesed on ikka väga keerulisse majanduslikus olukordades. Mina oma kogemusest ütlen, maksa 10 ära Jumalale riigile. Isegi siis, kui Excel kokku ei arvuta ja sa näed, kuidas Excel arvutab kuu lõpus kokku. Jumal saadab abi, ma ei tea. Lihtsalt ma olen seda nii palju oma elus näinud, ma olen näinud seda teiste inimeste eludes, see ei arvutu mõistusega. See on see koht, kus Jeesus mäe jutuses ütleb, et õndsad on vaimust vaesed. Vaat see on see koht, kus tuleks mõistus välja lülitada. Oleks nagu neid vaimust vaeseid meie kirikutes rohkem selles mõttes, kes ei mõtle niimoodi peaga kaasa, et kuidas see arvutab välja. See ei arvutugi peaga välja. Loogikat otsima, siis... Loogikat ei ole seal. Jumal seda õnnistab ja see ei allu loogikule. Okei. Aga kas teil on ka mingit missionitööd koguduses sees? No ma arvan, meie kõige suurem missioon ongi see tervikliku terveteenistus. Me oleme sinna panustanud, me panustame sinna jätkuvalt edasi nagu ja see ongi nagu see silla ehitamise roll. See on kõige suurem missioon täna meie jaoks nagu Eestis. Seal on palju väikseid veel, aga see on meie peamine fookus läheb sinna. Okei. Ja kui palju teie poole koguduses, tegelikult sa ühe näite nüüd tõid, on need samad välised abipalved. Et kas neid tuleb muidu palju ette, et kas teistest kogudustest pöördutakse või siis on väljastpoolt koguduse liikmed, kellel on mingid mured, et võetakse ühendust, et kas te saate aidata, ma ei tea, kellelgi on kodus mingi jama? Eks ikka on neid, ikka küsitakse, ega abivajajad, nagu Jeesus ütles, et abivajajad on alati teie juures. Ja kui sa nüüd küsid, et kuidas nendesse suhtuda, siis küsi püha vaimu käest, lihtsalt iga lugu on erinev. Vahel eraisikud aitavad, vahel on nii ja vahel on naa, nii et seda ei saa kuidagi ühe vitsaga võtta. Et siin jõuame ikka sinna kristlike põhiväärtuste juurde, et kuula, mida püha vaim sulle ütleb. Sest mõnikord asjad ei ole nii, nagu inimesed sulle räägivad. Ja mõnikord on veel raskemad, kui nad julgevad öelda. Aga siit tegelikult on pikk nimekiri nendest valdkondadest, kuhu koguduses saab raha panna ja väga nagu sihtotstarbeliselt. Et kui ongi, kellel tekkis küsimus üles, et kuhu siis ikkagi kogudusse raha läheb tegelikult, siis väga hea kokkuvõte oli just. Ja ma võin mõne näite veel tuua, et tervikliku tervenuse teenistusega kevadel 2024 me olime väikse tiimiga koos ja me palvetasime Jumal, mida sa tahad sügisest, siis 2024 sügisest, mida sa tahad, et me teeme. Ja tuli hästi selge kõnetus, et tehke evangeelne nädal või selline üks nädala lõpp, terve nädal ja rentige Eesti näituste messikeskus. See tundus ulme nagu nende mõõtmete juures, nagu nende mastaapide juures, milles meie olime nagu harjunud mõtlema, et lähme koguduse majja, teeme teenistuse, pakime asjad kokku ja lähme ära. Aga see kõnetus oli nii selge ja me küsisime nagu seda messihalli. Esiteks muidugi see nädal, mida me tahtsime, oli kinni. Öeldi, siis kuidagi mõtlesime, et okei, Jumal, et aitäh, et me kuulsime valesti, siis jääb sinna paika. Läheb nädal mööda. Messikeskus helistab, küsib, et see bronn kukkus ära, kas te tahate ruume.
Siis me olime hämmingus, et jumal, et kas ikkagi päriselt nagu ja siis pikk jutt lühikeseks, me saime kõik asjad kaubale sealt, jumal avas need uksed. Ja minu kogemus on nagu olnud see nii Nõmmel kui ka nüüd tervikliku tervenuse teenistuses, kui jumal annab mingi suure ülesande, nagu me ütlesime, et kui ta annab sulle ülesande, siis ta varustab. Siis kui me oleme liikuma läinud, siis tavaliselt on finantse selleks võib-olla 15, maksimum 20%. Sellel hetkel, kui sa liikuma lähed, on kõnetus tulnud. Aga täna võin oma kogemuse pealt öelda, koguduse ja TTT kogemuse pealt, mitte üks arve ei ole lõpuks maksmata jäänud. Mitte üks arve. Kui me saime selle Eesti näituste puhulgi nagu aru, kui me läksime liikuma ja millisest eelarvest me lõpuks nagu räägime, siis vaatasime üksteisele otsa ja mõtlesime, et odot, mis see nüüd on nagu. Tagantjärgi ütleme, see jäi plussi 1,5% umbes. Jumal täitis kõik vajadused. Ehk kui me teeme seda, mida tema on käskinud meil teha, siis me võime olla kindlad, et ta varustab. Aga me koguduses üsna tihti lähme kogemuste pealt midagi tegema. Lihtsalt, et kuskilt me oleme kuulnud, et neid tehakse või me oleme varem neid teinud. Ja ma ei ole päris kindel, nagu, et kas ta siis varustab. Vahel ta varustab, nagu, eks. Aga vahel ütleb, et tore üritus, aga mina ei ole seda tellinud. Aga kuidas teie koguduses on sellega, et Rooma kirjas 12.8 on meil erinevad ametid ja üks ametitest on andja. Et see võib-olla läheb natuke kokku sellega, sa ütlesid, et kes on kutsutud äri tegema, siis peaks tegema. Aga minu meelest seda on vähe puudutatud, et tegelikult meil on rollid, keda Jumal ongi kutsunud tegelema rahaasjadega selleks, et ta saaks anda tagasi, mitte et ta saaks endale kühveldada. Jaa, absoluutselt olen sinuga nõus, et Jumal on andnud erinevad rollid. Mõni kuu tagasi meil oli meeste hommik Nõmmel ja korraga sealt oli üks Vilniuse pastor. Meeste hommikul meie teda ei tundnud, ta tuli sinna, keegi tutvustas seda meile ja siis ta peale seda teenistust ütles, et poisid, et me tahame palvetama koos ja mul on prohvetlik sõna teile. Ja see prohvetlik sõna oli Nõmme kogudusele see, et hakake palvetama regulaarselt nende inimeste eest, kellele Jumal on andnud äritegemise anni ja õnnistage neid. Ja paluge, et ta annaks uusi ideid, mis ei ole pärit sellest maailmast, mida Jumal annab. Me oleme seda regulaarselt hakanud tegema. Ja teine, mida prohvetlik sõna oli, et hakake palvetama nende koguduste eest, kes otsivad ruume, vajavad ruume. Me oleme hakanud seda tegema. Okay. Ja ma usun, et kui Jumal on seda kutsunud tegema, siis ta õnnistab. Väga selles mõttes kihvt üleskutse minu meelest, et kogudustel on vaja raha, me oleme näinud erinevateks asjadeks ja et just teadlikult palvetada nende inimeste eest, keda Jumal on kutsunud, kes saavad seda raha nii-öelda ükskõik mis viisil kokku ajada, ise oma äri teha või kes oskavad kas või ütleme ka küsimiseks on andi võib-olla vaja teinekord, et julgust ja teadmist kelle käest ja kust. Et tundub, et selline üleskutse tegelikult kõikidele kogudustele. Ma arvan, et kogudused peaks nagu hakkama ka väärtustama äri inimesi. Selles mõttes nagu väärtustama, kuidagi nagu vaadatakse, nemad peaks nagu ainult kogu aeg nagu raha tooma. Aga õnnistage, kogudused õnnistage äri inimesi. Nad annavad nii paljudele tööd ja kui Jumal annab äri inimestele uusi ideid, mis ei ole pärit sellest maailmast, siis me näeme imesid, me näeme finantsimesid, me näeme kogudustele ja ma arvan, et kogu see finantsmaailm ka avaneb hoopis teistmoodi kogudust. Et isegi võiks öelda, et meil on need võib-olla töötegijad õiged olemas, aga me peaks keskenduma nüüd neid ja ongi õnnistama neid, et nad saaksid seda nii-öelda suuremas Jumala õnnistuses ise teha ja varustada meie kogudust. Absoluutselt, jah. Nüüd meil on tavaks igas saates lõpupool tuua selline tarkusetera ja selleks korraks ma olen valinud esimesest ajaraamatust 29.14, sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil jätkuks jõudu vabatahtlikult anda. Sest sinult see kõik tuleb ja sinu omast me oleme sulle andnud. Et ma isegi küsiks kohe sinu käest, et kuidas sa aru saad sellest kirjakohast? Ma arvan, et selle kirjakoha suurem taust ongi nagu see, et me saame nagu aru tegelikult ja sellest, et kõik, mis meil tuleb Jumala käest tegelikult. Ja kui sa lähtud sellesse nagu Jumalalt saadusse, tema omandisse, siis sul ongi jõuda vabatahtlikult nagu anda.
minu jaoks üks oluline nii-öelda klõps käis peas ära selle sama kirjakohaga niimoodi, et ma varasemalt mõtlesin, et ma tegelen ise natukene aktsiatega ja mul on pakutud, et näed, ma annan sulle oma raha, halda seda. Aga ma olen kõik tagasi lükanud, öelnud, et ma ei taha, et ma haldan ainult enda raha ja mul ei ole vaja seda nii-öelda stressi ja kõiki asju. Ja siis ma nägin seda kirja kohta ja kuidagi käis peas, ma ei halda enda raha. Ma haldan Jumala raha ja see viis minu jaoks kogu selle tegemise hoopis teisele tasemele, et tegelikult ma ei pea mitte vastutama tavalise teise inimese ees, vaid üks päev ma pean minema Jumala ette ja Jumal küsib minu käest, et ma usun, et Kuno, ma olen sulle andnud suuna nii-öelda sinna ärimaailmas ja tegeleda rahaga. Kuidas sa tegelesid sellega? Kas sa tegid seda hästi või mitte? Et see on võib-olla siis minu mõte kõikidele ärimeestele, kes tegelevad selle investeerimise valdkonnaga, et me ei vastuta tegelikult enda raha eest, me ei saa ümber käia sellega nii, nagu me heaks arvame. Me peame hea peremehelikult sellega ümber käima. Just, nagu võõra vara, Jumala vara. Ja ma tahaks meie vaatajatele anda tagasi mingid mõtted, et nad on meid kuulanud, et mis võiksid olla need asjad, mida oma elus võib-olla teistmoodi teha. Ja üks mõtetest on see, et kindlasti võiks uurida, kas saaks oma kogudust finantsiliselt aidata ja kui palju ma tegelikult üldse aitan, et seesama, kas ma annan see 10% või anna 10%? Jaa, absoluutselt. Küsida nagu kogudusega vajadusi ja ma tuleks veel korraks tagasi sellest, kui meie oma esimese assistendi kogudusse palkasime projektijuhi, siis me koguduse rahavoog ei pidanud seda vastu. Ja selleks, et me seda üldse saime teha, me saime aastaks talle toetajad eraldi taha, nii-öelda kassavoo väliselt või eraldi toetajate just nimelt seda. Ja aasta pärast oli juba kogudus nii palju kasvanud, et kogudus sai oma jooksvast rahavoost ja annetustest ta toetada. Nii et küsi sellised, mis on Jumala plaan koguduses? Ja jällegi ma innustan, küsigi kõigepealt Jumalalt, mis on temal plaanis, sellepärast, et kui me lähme oma kogemuste pealt või teiste kogemuste pealt, see ei pruugi olla see, mida Jumal tahab. Jumala plaan on nii palju suurem, et ei oleks kunagi TTT-d sündinud, meestehommikut sündinud, kui me oleks kogemuste pealt kuskil laua taga hakanud midagi arendada. Jumal kõnetab ja siis meie hüppame sinna jõkke sisse. Nüüd üks mõte, mis mul veel oli, minu meelest me võiks oma sellist suhtumist sinna poole kallutada, et võtta eesmärgiks anda tagasi. Et eesmärk ei ole mitte endale, nagu sa tõid väga hea näite, et me lahkume siit niimoodi, et me ei võta mitte midagi kaasa, vaid me ehitame oma ärisid või tegemisi üles niimoodi, et me saaks kohe juba tagasi anda teistele, kellel ei ole seda. Jah, öeldakse ilusti, et ega see ju 2 praadi lõunaks ei söö. Jah. Aga ma tahaks siia lõpuks sinu käest sellist mõtet, et millise nõu sa annaksid täna noorele endale? Kas oleks võimalik endale, kes on, ma ei tea, 15-20 aastane, mida sa ütleksid talle tagasi, mingi elutarkus? No finantstarkus, mina ütlen igal juhul... See ei pea olema ka finantstarkus. Katseta 10, lihtsalt katseta. Nagu Viibel ütleb, proovige mind. Ja teine põhiasi, mida ma ütleks, et kuula Jumala häält. Tee kõik selleks, et sa saaksid kuulda Jumala häält, sellepärast, et kui sa kuuled Jumala häält, siis Jumalal on ideid ja väljavaateid ja see ületab igasuguse üleloomulik. See ongi üleloomulik, see ei ole sellest maailmast pärit. Ja nüüd mõtle äriinimesena, eks, et kui sul on üleloomulikud ideed, üleloomulikud kõnetused, kas sa tahaksid neid? Loomulikult. Loomulikult tahad. See kõlab nagu ebaaus eelis. Ebaaus eelis, absoluutselt. Küsimus, et kas sa tahad ebaaust eelist, siis kuula Jumala häält ja sa saad nii-öelda tõesti ärimaailmas ebaausa eelise, kui niimoodi võiks juttu märkida seal. Okei, Vaid, aga suur tänu. Mulle väga meeldis sinuga vestelda ja ma usun, et televaatajad said siit väga palju mõtteid, millega edasi liikuda. Aitäh kutsumast ja olge väga õnnistatud.